kaetud kanalaad, sealiha. No nii, me oleme nüüd Tšehhis, linnas Pribor, kuhu ma siis broneerisin ühe elamise meil üheks ööks. Tegelikult on see väga siuke, siin taga on kiirtee ja aga siin on see mürasein on nii hea, et me ei kuule tegelikult alla mitte midagi. Ja nüüd me istume siin õues siis. On siukene päris mõnus olemine ja tuba on ka väga hea, kuigi ma võtsin 2 ilma köögita, me oleme saanud tegelikult 3 toa ja koos köögiga. Nii et me hommikusöögi saame endale ise siin teha, käisime poes, Penny Marketis, võtsime croissante, sinki, jogurtit, mis siin veel? Ka rohkem vist väga, mul on üks banaan ka ripakil veel kotis. Need saab need kõik kenasti ära kasutada. Ööbine maksis mingi 70 € või. Aga Tšehhi ongi päris kallis riik praegu juba. Võrreldes Poolaga. Umbes sarnane nagu Eesti. Seda juttu. Siin on mingi farmsteedi elamine, me peame pärast vaatama mingisugune sisehoov, mida paganat see farmsteed tähendas. Siin on need põlluturistad, mida siis veeti järgi. Aga keegi mingi peen inimene elas siin siiski, sest et maja näeb palju parem välja ja need toad ka seestpoolt. Siukene sinine maja on, mis kärbseid ei võta sisse. Eks ma lähen näitan siis sealt ka vist ka, see jääb mu kotti valvama, eks. No vot, siukene asi on siin ja siis on siuke päris peenikene elamine. Et nüüd ei ole ka aru saadav, et mis inimene see siin elas siukene. Siin taga on kohe köök. Et see nagu ei näe siuke väga rikka inimese moodi välja. Et köök on kohe kõrval. Aga no eks me uurime, mida see tähendab. Samas köök on siukene, no ma ei tea, mul on ka siuke pann. Jah. Aga üles korrusele ma vist ei viitsi ronida, see on päris palav, siin on mingisugune 26 kraadi juba. Olen nüüd roninud siia Český Krumlovi kindluse. Ma ei ütle nüüd, et päris tippu, aga tundub, et kuskile jumala kaugele küll. Isake kaasa ei tulnud, aga siit näeb ülevalt juba päris hästi, millised on need kõrguste vahed siin linnas. Et see nagu selgitab, miks isake jäi üsna alla õlut jooma. Mina kui tuntud kasell panin igavese hooga siia ülesse, ma katsun veel kõrgemale saada. Et põhimõtteliselt annaks veel kõrgemale ronida. Aga seal üleval väga palju inimesi enam ei ole, et ei olegi äkki midagi seal vaadata väga. See on nagu praegu päris õudne juba. Mul hakkab pearingi käimasid paljud alla vaadates. Siiski läksin veel natukene kõrgemale. Kui nagu arvata, kuhu alla sinna isake jäi, seda ma küll öelda ei oska. Super koht. Ja ma olen nüüd ühel vaateplatvormil jälle. Siin on terve linn nagu peopesal tegelikult.
või Junior Romani vaadatakse. You want me to take your picture and then you can take off? Nüüd me vist oleme siin äkki mingil peaplatsil või no ma ei tea midagi sellist asja. Ei, see on peaplats. Ei pruugi peaplats olla, aga no mingisugune suur plats igastahes on ja siin on mingisugune ilgem mölakas see ausammas kellegi jaoks. Ja siis me siin istusime ja ilm hakkab jälle hullult palavaks minema, ma ei tea, siin on mingisugune mingi 26 kraadi võib vist juba olla või. Ja kõik on täis kuradi jaapanlasi. Ei ole, need on See on vahakujude muuseum. Niisugune mingi imelik möla käib siin. Ja see on nii algedris, et mul siin lasa õudne, ma pean ütlema. Sattusime vahakujude kõrtsi. Kõrtsis see. Möll käib täiega. Varsti mingi neist tõuseb püsti ja siis ma saan küll südari ilmselt. Oleme nüüd Český Krumlovi kloostri kirikus ja just siin natukese ajast mängis orel. Nüüd eks ta hakkab veel mängima. Aha. Ja kulda ja karda on palju. Nagu Vene kirikutes. Üks mees on siin üles löödud. Ei tea, kas see on. See on mitmes kohas on mingid mehed risti peale pandud. Ja siin üks vanatädi teeb siin pilti meile. Sai 58 aastaseks täna, issand jumal. No, hea küll, aitab sellest kinost küll. Sattusime vahakujude kõrtsi. Möll käib täiega. Mingi neist tõuseb püsti ja ma saan südari ilmselt. Ma olen nüüd meie hoovi taga. See on siin samas kuskil. Ühel mingisugusel, ma ei tea, avalikul pargil äkki siin on palju tegemist, on discgolfi, on lastele igasugu asju. Ega ma nüüd siin väga teadlik ei ole, mis siin veel edasi on, nii et lähen ja uurin. Mis kohta ma nüüd jõudsin? Sest et tegelikult päeval ma käisin ilmselt siin üleval. Aga alt vaadates näeb ta ikka päris siukene suur välja. See on nüüd meie maja taga siukene pargikene, kust ma jalutasin. Issand jumal, siin kõik kohad on killisid täistes ja lõpp. Me ei saanud ka kurta, et palju venelasi oleks, vaid et on kilid. Vist on jaapanlased või jumal teab kes. Vaat, siuke värk. See on tegelikult selle kindluse osa. Hästi suur. Põhimõtteliselt see sama koht ainult, et alt poolt filmituna. See on kõik siin niisugune suursugune. Ma ei tea, öeldagi kuidas. Erinevad tasandid. No, täitsa uskumatu meile vaadata. Siit tuleb kohe üks nüüd paat alla. Vaatame, kuidas see neil õnnestub. Kindlasti on väga kihvt.
Väga hästi õnnetusest. Kurat, nüüd ma panin selle video kogemata salvestama, aga las ta olla. Me oleme siis nüüd Mamma Mia sünnipäeval siin. Tellisime igasugust peenikest kraami, süüa, maja veinid, värgid ja koht on niisugune, kohal ei ole ju siin, eks ole, väga viga, kui nii võtta all muliseb väike jõekene või ojakene. See on vist, kui see ojas ei ole see valtava. Siin peal käivad mingid raftingud värgid, aga me jätsime selle korra seda vahele. Ja saime just tellitud kõik. Et koht on nagu minu arust täitsa okei. Nii kui enam vähe. No, head sünnipäeva siis. Punane ja valge. Et saime veinid kätte, eks nüüd tuleb praat, siis teeme edasi pilti. Ma oleks ütelnud, et ta võiks olla rohkem külm. Ta on külm, jumalast. Minul ei ole. No, sul on ja sul on jah niuke ärmes lausa. Äkki punane vein. Austria. Linna nimi Frumburg. Läksime praegu praamiga üle. See vist on mingi veehoidla või järv või ei teagi, mis asi. 6,75 maksis. Jumala sef. Tabatul kombel sattusime praami peale. Täitsa pull. Jõudsime sinna sadamasse ja vaatasime, et praam just läks ära. See keeras tagasi kohe ja võttis meid peale, kurat. Nüüd me siis sõidame siin. See on mingi järv. Tegelikult hästi ilus koht on see siin. Aga jah, ma ei tea, kus see praam läheb, aga seal vist on näha, et sealt saab vist, ta läheb sinna nurga taha vist natuke. Täitsa kino, kurat. Mis oli, 6 eurot või? 6,75 on praamipilet. No see on odavam natuke, kui on Saaremaale sõita. Ja võt siin Frumburgis me peame nüüd otsima ühe koha, kus me saame vaadata siis ülekannet. Poisil on mäng, hakkab 20 minuti pärast. Mulle tundub, et me täpselt jõuame. Isegi... Jah, pullvärk, jah. Et ma just vaatasin, et kaardi pealt, et kurat, et igavene pikk sild või midagi peaks siin olema, sest kaart ei näita, et siin on praam. Ja siis jõuame kohal, on kõmm, polegi midagi. Ei olegi üht. Mina arvasin, et on praam. Maabumise koht siin. Sealt poolt siia poole on tulemas rohkem autosid ja autost filmin. Vägev. Okei.